Tere! Pane tänane tunniteema kirja ja see on jõud ja liikumine, mehaaniline töö ja võimsus. Et tänases tunnis me kasutame kaks füüsikalist suurust, mida me tänaseks oleme õppinud, mis on jõud, mida me mõõdame newtonites ja läbitud teepikkus, mida me mõõdame meetrites. Aga see, mis on uus, on mehaaniline töö. Seda me tähistame suure A-ga ja selle ühik on suur J, mis on joule. Mehaaniline töö on täpselt sama, mis kasutatud energia. Kui sinu keha kasutab keemilist energiat, mida ta saab toitainetest, siis sinu keha teeb mehaanilist tööd, mida saab kasutada erinevate objektide liigutamiseks. Ning tänases tunnis vaatame ka võimsust, mida me tähistame suure N-iga ja mõõdame vattides. Seda ühikut tähistame siis suure 2V-ga. Võimsust me võime tähistada nii suure N-iga kui ka suure P-ga. Suur P tuleb inglisekeelsest võimsuse nimetusest, mis on power. Ja meie esimene ülesanne on seotud mehaanilise tööga. Pane palun kirja ala pealkiri, mehaaniline töö. Nii, ja mehaaniline töö on siis kasutatud energia, mis läks raisku mingisuguse keha liigutamiseks. Näiteks on meil üks tee või rada ja sellel rajal seisab üks kast ning seda kasti lohistab üks inimene näiteks paremale. Selleks, et seda kasti lohistada, on vaja, et see inimene rakendaks päris suurt jõudu selles liikumise suunas ja nii kaua, kuni ta jõudu rakendab, kast libiseb. Aga siis on vaja seda kasti lohistada teatud teepikkusele. Et alguses oli see mees kastiga, selle raja alguses ning pärast oli raja lõpus ja täpsemat läbitud teepikkust me märgime väikese S-iga ning ütleme, mitu meetrit see keha on läbinud. Ja nüüd on meil olemas jõud, mida inimene on rakendanud terve selle liikumise jooksul ja on olemas läbitud teepikkus, mida me teame meetrites. Ja palun pane kirja valem. Töö, mida inimene peab tegema antud kasti lohistamiseks, võrdub jõud, mida inimene rakendas terve selle liikumise ajal, korda läbitud teepikkus meetrites. Ning siin on valem, mille abil me arvutame välja igasuguse keha liigutamiseks vajalikku energiat. See valem ei kehti ainult kasti puhul, kasti lohistamise puhul. See valem kehtib igasuguse keha puhul, mida on vaja liigutada teatud kaugusele. Niimoodi on loogiline, et kui sina seisad seina ees, siin on üks sein, ja sina oled see huvitav noormees või neiu, kes soovib seda seina siis lükata. Ning sa avaldad seinale jõudu, täie rauaga pingutad ja avaldad väga suurt jõudu. Kas sina teed mehaanilist tööd, kui sa täiega pingutad ja lükkad seda seina jõuga 200 newtonit poole tunni jooksul? Kas sa teed mehaanilist tööd? Vastus on ei, sellepärast, et selle aja jooksul sinu läbitud teepikkus on 0. Ja kui läbitud teepikkus on 0, siis ka töö on võrdne 0-ga.
Mehaaniline töö tähistab ainult energiat, mida on vaja keha liigutamiseks. Liigutamine tähendab teepikkuse muutumist. Ja kui sa rakendad jõudu ja lohistad midagi mingi teatud kaugusele, siis sa teed mehaanilist tööd. Kui sa seisad paigal ja lihtsalt hoiad midagi suure jõuga, siis sa ei tee mehaanilist tööd. Sa teed muud tööd, aga kindlasti mitte mehaanilist. Liikumisel on vaja rakendada jõudu. Mida suurem on läbitud tee pikkus ja mida suuremat jõudu on vaja rakendada, seda rohkem energiat on vaja kulutada. Ja oluline on see, et kulutatud energia on võrdne tehtud tööga. Et kui sina teed tööd, siis sa kulutad enda kehas salvestatud keemilist energiat. Kui auto või traktor teeb tööd, siis auto või traktor kulutab tema kütuses salvestatud energiat. Ja palun pane kirja, kui sina oled see mees ning sa lükkad seda klotsi jõuga, mille väärtus on 1000 newtonit ja läbitud tee pikkus on 200 meetrit, siis töö, mida sa pead tegema, on 1000 newtonit korda 200 meetrit ning tulemuseks saame 200 000 džauli, mis on 200 kilodžauli. See on energia, mida sul on vaja kasutada. Ja sa võid selle abil arvutada välja, kui palju toitu on sul vaja selle jaoks põletada. Sa oled näinud erinevate toidupakendite peal toitalast teavet, kus on kirjutatud selle toidu energeetiline väärtus. Mitu džauli energiat sa just näiteks sellest Snickersi batoonikesest kätte saad. Pakendi peal on kirjas kindel number ja täpselt seda energiat sa saadki kasutada, et teha mehaanilist tööd näiteks jõusaalis või millekski muuks. Inimese keha puhul loomulikult ei kuluta keha energiat ainult liikumiseks. Inimene on päris keeruline organism ning väga suur osa energiast kulub inimesel mõtlemisele, närvisüsteemi tööle ja erinevate keemilistele protsessidele, näiteks seedimine. Et palun pane järgmine näide kirja, et sinul on olemas selline 10 kilogrammine klots ja selle 10 kilogrammise klotsi külge on ühendatud nöör. Ja see nöör on tõmmatud läbi blokkide, mis saavad vabalt pöörleda ning inimene saab tõmmata seda nööri ja tänu sellele nöörile seda blokki saab tõsta teatud kõrgusele, mis on näiteks 10 meetrit. Me teame, et iga keha avaldab alla suunas raskusjõudu ning raskusjõud on arvutatav valemiga m korda g, kus m on keha mass ja g on meie planeedi raskuskiirendus. Täpsemalt see on 9,81, aga keskmiselt me võime teatud olukordades kasutada keskmist väärtust, mis on 10 meeter sekund ruudus. Ja küsimus on, kui palju energiat peab see inimene kasutama, et see klots tõuseks 10 meetri kõrgusele. Me teame, et klots avaldab alla suunas raskusjõudu, aga selleks, et klots hakkaks liikuma üles suunas, on vaja avaldada raskusjõule vastasjõudu ja sellisel juhul klots hakkab liikuma üles suunas aeglaselt. Me teame, et kuna see jõud peab olema enam-vähem võrdne selle raskusjõuga ja me teame, et klots tõuseb 10 meetri kõrgusele, siis me saame arvutada ka vajalikku energiat, mida on vaja selle töö tegemiseks. Et raskusjõud on siis klotsi mass
korda G, mis on 10 korda 10 ja raskusjõud on siis 100 newtonit. Ning selle klotsi tõstmisel teeb inimene tööd 100 newtonit korda 10 meetrit, mis on 1000 džauli. Et inimene peab raiskama 1000 džauli oma toiduenergiat selleks, et tõsta seda klotsi ülespoole. See on ainult üks näide sellest, kus me seda mehaanilist energiat kasutada saame. Järgmistes tundides me vaatame seda veel täpsemalt. Palun pane kirja järgmine alapealkiri, mis on võimsus. Ja pane kirja, et võimsus on töö tegemise kiirus. Selles mõttes saab inimene raiskata 1000 džauli erineval viisil. Ta saab seda klotsi tõsta 5 minuti jooksul, aga ta saab seda klotsi tõsta näiteks 2 sekundi jooksul. Millisel juhul inimene väsib rohkem? Kas siis, kui ta kasutab 1000 džauli või siis, kui ta kasutab 1000 džauli? Ei ole teada. Aga kui ma küsin teisiti, millal inimene väsib rohkem? Kas siis, kui ta 1000 džauli raiskab 2 sekundiga või siis, kui inimene raiskab 1000 džauli 10 sekundiga? Vaat nüüd on see vastus natukene loogilisem, et mida kiiremini inimene raiskab energiat, seda rohkem inimene väsib ja seda rohkem inimesel on vaja taastada. Niimoodi 1000 džauli tööd saab teha nii 2 sekundi jooksul kui ka 20 sekundi jooksul. Et palun pane kirja võimsuse valem, mis on suur N võrdub töö jagatud ajaga. Kus suur N on võimsus vattides, suur A on tehtud mehaaniline töö ja T on aeg, mille jooksul seda tööd tehti. Aega me mõõdame sekundites. Ja palun pane kirja võimsuse ühik, mis on 1 vatt ja 1 vatt tähendab seda, et mingisugune keha teeb tööd kiirusega 1 džaul sekundis. Kui inimene tegi tööd 2000 džauli 1 sekundiga, siis see tähendab, et tema võimsus on 2000 vatti. Kui inimene tegi tööd 2000 džauli 10 sekundiga, siis tema võimsus oli 200 vatti. Et siin on siis näide, et kui 2 sekundi jooksul tehti tööd 1000 džauli, siis inimese võimsus N1 on 500 vatti. Ja kui need 1000 džauli tööd tehti 20 sekundi jooksul, siis võimsus oleks siis 50 vatti. Mida suurema võimsusega inimene teeb tööd, seda rohkem inimene väsib. Niimoodi sa saad täie rauaga joosta ainult 100-200 meetrit, aga rahulikus tempos sa saad kõndida 10 kilomeetrit, 20 kilomeetrit. Ja pane kirja, et mida suurem on võimsus, seda raskem on inimesel tööd teha. Et nagu näiteks, kujuta ette, sina jooksed meie koolis teisele korrusele, et jõuda füüsikaklassi. Ja sa pead tulema siis esimesel korrusel uksest sisse ja mööda treppi liikuma üles, veel kord üles ja jõuad siis teise ukseni. Ning see kõrgus, mida sa läbid, on ju üks ja sama. Aga millisel juhul sa väsid rohkem? Kas siis, kui sa tõused trepist üles 10 sekundiga või sa jooksed viimasel hetkel trepist üles ning läbid seda 1 sekundiga või 2 sekundiga? Et loomulikult sa väsid, kui sa tõused trepist üles rahulikult, siis sa peaaegu ei tunne väsimust. Aga kui sa jooksed trepist üles, ehk kasutad sama palju energiat, aga kiiremini, suurema võimsusega, siis sa tunned, et sul on vähe hapnikut, sul on vaja istuda, sul on vaja hingata rohkem. Et sa tunned väsimust. Et see on siis võimsuse põhimõte. Nii. Et meie tänases tunnis on põhiline teema on töö tegemise võimsus ehk töö tegemise kiirus. Ja mehaanilise töö valem on
A võrdub F korda S, kus A on tehtud töö džaulides või siis kasutatud energia džaulides, F on liikumisel rakendatud jõud, S on läbitud teepikkus. Võimsuse valem on N võrdub A jagada T-ga, kus N on võimsus vattides, 2V, A on tehtud töö ja T on töö tegemise aeg. Nii palju siis tänasest teemast. Siin me lõpetame seda osa ja teie jätkate siis opikus.